Kaido Ivask, palju õnne linnapea ametikoha puhul. Suured tänud. Mitmes kord see on, kui sulle õnne soovitakse? 3 vist vähemalt? 3. Kas on keegi veel nii palju kordi Paide linnapea olnud pärast iseseisvust? Vist ei ole. Praegu ei oska meenutada praegu. Kas see teeb ka kuidagimoodi südame soojaks, et sa oledki nüüdseks ju Paide kõige märgilisem, kõige edukam, kõige vastupidavam linnapea? Ma nii ei ütleks, et Paides on enne ka häid linnapeid olnud ja ma loodan, et tuleb veel. Aga üks moment jäi küll, kui praegu vaadata seda koosseisu, ma mäletan valimiseelset saadet, seal oli juttu ka ühest valimisliidust, kes praeguseks seltskonnas ei ole. Mis juhtus? See on praegust koalitsioonivolinike valik. Nii ta paraku on. Kas sinu enda isiklik eelistus oleks olnud valitseda koos valimisliiduga või ongi nii parem praegu? Nii kui ma ütlesin, see on konsensuslik valik koalitsioonivolinike poolt ja minu hääl on paraku seal üks. Kui räägime sellest, mis siis Paide linnas edasi hakkab saama, sellel samal valimiste-eelsel ajal paistsid sa silma sellega, et ei tulnud ühtegi niisugust lubadust, mida teevad vahelgi võimul olevad uuesti võimu taotlevad poliitikud, et mul praegu ei tulnud välja, aga kui ma uuesti pukki saan, küll siis hakkab tulema. Et ühtegi sellist lubadust ei ole võtta, millest kinni haarata? No tegelikult lubadused on olemas täitsa koalitsioonilepingus ja on väga selliseid väljakutsuvaid lubadusi, huvihariduskeskus lihtsalt öeldes, uus eakate maja, need on need probleemid ja need on suured asjad, millega tuleb tegeleda, maapiirkondade arendamine, seal elukvaliteedi säilitamine, neid teemasid seal koalitsioonilepingus jagub, muusikakooli lõus, juurdeehitus, teed, tänavad, pargid, mänguväljakud. Et mulle endale teeb head meelt, et tänane stardipositsioon on ikka tunduvalt parem kui 2 aastat ja 4 kuud tagasi, et siis ikkagi, kui ma olin 2 nädalat linnapea ära olnud, siis ma ikkagi päris tõsiselt mõtlesin, et kuhu ma nüüd sattunud olen. Aga sellest oleme me nüüd, ma võin öelda isegi valgusaastate kaugusel, et Paide linna finantsolukord on täna väga hea ja meil on väga head eeldused suurte investeeringute tegemiseks selle 4 aasta jooksul. See on muidugi selge, et läheb ju see tegevus edasi, mis oli varem ja ilmselt ei olnud ka mingisugust pööret oodata ega vajagi, aga kui mõtleme selle peale, et enne valimisi oli ikkagi üsna teada, et Isamaa need valimised võidab, üsna kindlalt loodeti. Kas see tähendas ka midagi seda, et linnavalitsuse töös nagu erinevalt tavapärases valimises seekord niisugust hüpet või hammast või sellist asja sisse ei tule, et ka eelnev töö linnapeana, ütleme näiteks 3 kuud tagasi, oli ikkagi selge teadmisega, et see töö jätkub? Seda võis aimata, aga nagu ma ka siin oma sõnavõtus ütlesin, et tegelikult see 4 tulevast aastat on ka tegelikult väga suur väljakutse, sest ma ka korra vihjasin, et mida teeb riik, et riik tegelikult vaikselt, hiilivalt paneb omavalitsusel täiendavaid kohustusi, vahendeid ei anna, kas või seda ei tohi kõrvast mööda lasta, et Tallinn teeb lihtsalt öeldes lasteaiad tasuta. See jõuab sealt edasi Kuldsesse ringi, sealt Kosele ja see on ta Paides. Ja küsimus on lihtsalt selles, et ka meie koalitsioonilepingus on, et lasteaiakoht on tasuta, aga seal kirjas, seal on juures klausel, et see rahastus peab tulema riigieelarvest. Aga ma kahtlen sellest siiralt ja sõnapaar lasteaed tasuta tähendab Paide linnale 600-700 000 eurot aastas. See on väga suur väljakutse, aga nagu ma ütlesin, kui Tallinn teeb ära, Kuldne ring teeb ära, teeb Kose, mis meil muud üle jääb, me peame olema konkurentsis, me kõik teame, et sündide arv väheneb, laste arv väheneb, maksumaksjate arv väheneb ja me teame kõik seda, et Tallinnas ja Kuldses ringis tõuseb palgad kiiremini. Järvamaa küll on 3. kohal maakondade mõistes, aga vahe Harjumaa ja Tartuga on väga suur ja
ja mida me nüüd saame valitsusega teha, investeerida, luua seda paremat elukeskkonda. Aga see saab olema tohutult suur väljakutse, et ma küll täna ütlesin ka, et Paide linna rahaline seis on hea, aga see ei tähenda seda, et me saame nüüd loorberitele puhkama jääda, et me ei pea enam mõtlema efektiivsemale majandamisele ja mitte, et me ei pea mõtlema enam kulude kokkuhoiule, me peame selle peale iga päev mõtlema. Siit tulebki üks isiklikku laadi küsimus, et me saame aru, et selline väide, et kui mina oleksin linnapea, küll ma siis teeks ja küll siis kõik oleks, kuulub kas lastelaulu või siis äärmisel juhul poe taga kõliseva taarasaatel toimuvasse arutellu. Tegelikkus on selles mõttes suhteliselt karm. Ütle, kas sul oli ikkagi nagu selline mõttehetk ka, et kas on ikka vaja nagu 3. korda selle vankri asjad jälle üles tõsta ja hakata tõmbama? Kindlasti oli, sest nagu ütlesin, et see on tegelikult tohutu vastutuse võtmine ja ma võin naljaga pooleks öelda, et teedehitaja see objekti list aegub 5 aastaga. Et kui ma olen linnapea kauem kui 5 aastat, see tähendab, et kui ma lähen teedehitus tööturule tagasi, siis minu list on tühi, ma pean nullist alustama. Ja see oli üks tegelikult tõsine mõttekoht, sest mingi hetk tuleb kindlasti tagasi pöörduda oma elukutse, oma ameti juurde, aga täna ma olen selle otsuse võtnud, et ma veel olen võtnud vastu väljakutse 4 aastat, kokku teeb see 6,5 aastat, ehk teedeehitaja list on tühi, kui ma peaks 4 aasta pärast minema teedeehitusturule ja see oli üks tõsine mõttekoht, sest ka minu ametivaldkonnas ju ka elu areneb ja sellega tuleb kaasas käia, aga teadupärast linnapeaamet ei ole ainult teede ehitamine. Siin on valdkondi mitmeid ja tahes tahtmata aastas tööturule 4 aasta pärast olema nõrgemas positsioonid kui teised seal turul olid. No enamasti on sellel ametikohal ka alati küsimus, et kas see 4 aastat ikka jookseb välja. Antud juhul on niisugune tänuväärne olukord, et koalitsiooni nimekiri on lühike, aga häälte rohke. See on ideaalolukord. Kas see nagu linna peal aitab ka, et seob käsi lahti, et sa tead, et sa ei pea võitlema mingisuguste võimaliku makinatsioonide, kombinatsioonide vastu, et sul jalgealune seljatagune on tugev, et sa saad teha pikka plaani mõtlemata, mis toimub poliitilises plaanis? Jah, ka siin saalis on kõlanud lause, et kes siis ikka linna juhib, et linnavalitsus, linnapea juhib ja volikogu on kummitempel. Tegelikult linna juhib volikogu liikmed valivad ju linnapea ja võivad ta iga hetk tagasi kutsuda. Paraku sellega peab arvestama inimene, kes tuleb linnapea ametisse. Et volinikud on need, kes sind ametisse hääletavad. Sa võid linnapeana üksi saada Paides 2000 häält ka, aga sa ei saa volikogus. Saad 1 koha. Aga kui sul on tugev koalitsioon nagu praegu, see on unirahulik ja tööpäevad pikad. Koalitsioon ja inimesed võivad ka teadupärast ajas oma arvamusi muuta, oma põhimõtteid muutuda, siin elus juhtub kõike. No ma loodan, et järgmine 4 aasta jooksul juhtub ainult häid asju ja sul on jõudu ja jaksamist selles asjas veduriks olla. Sellega ma tahtsingi öelda, et tegelikult linna juhtimine on meeskonnatöö ja ka linna peal peab olema meeskond ja ühelt poolt on meeskond tema alluvad, aga teiselt poolt on tema meeskond tema volinikud. Aitäh, jõudu Kaide!